head võidupüha tähispäev. Võidupüha on päev, mil meenutame Eesti ajaloolisi võite ja austame neid, kelle vaprus ja ohvrimeelsus on kindlustanud meie riigi püsimise. Iseseisev ja vaba Eesti ei ole iseenesestmõistetav. See on meie ühine pingutus. Annan sõna Jõhvi vallavanemale Vallo Reimale. Head kokku tulnud. Täna on võidupüha ja ühtlasi maakaitsepäev. Ja kui otsida tähendussõna, millele tänane jutt üles ehitada, siis see nimetus maakaitsepäev annab juba päris hea võtme. Sest maakaitsepäev tähendab, et kogu maa on valmis endast kaitse. Ei saa loota, et keegi teine meie eest selle töö ära teeb, kuigi sõbrad on alati oodatud. Ja sellel on ka teine tähendus, et maa tähendab kogu Eestit. Ka seda osa, kus kasvab küll huntide ja karude arv, kuid inimeste arv väheneb. Riik, kus on toimiv maakaitse, peab olema ühtlaselt rahvaga kaetud. Eriti oluline on see piiriäärsetel aladel. Ja see tähendab ka riiklikku poliitikat, mis võimaldab kogu Eestimaal elada, et riik oleks kaitstud, ka piirilähedased alad. Ja siin Jõhvis on seda eriti oluline rääkida. Ja see tähendab ka seda, et jutt kaitsetahtest, mida me siin samba juures oleme palju aastaid ja korduvalt rääkinud, eriti alates Ukraina sõja viimastest aastatest, tähendab aga seda, et kui maa kaitsmine nõuab, siis tuleb. Lihtsalt peab seda tegema ka oma elu hinnaga. Just sellepärast räägime neid jutte vabadussõja sammaste juures, mis on pühendatud nendele, kes just seda tegidki. See on vereohver, vabaduse vereohver. Ja ei ole suuremat kohustust järgmistele põlvkondadele kui vereohver. Ja meie kanname seda kohustust, sest meile usaldati jätkamiseks vaba Eesti. Ja me peame olema valmis seda kaitsma ükskõik mis hinna eest. Ja peame meeles, et kes usub, tahab ja on ka võimeline ennast kaitsma, see ka võidab. Või ei julgetagi teda rünnata, mis on kõige parem valik. Selleks me siin täna seisame, et tugevdada oma sisemist tahet, vastutada oma riigi vabaduse eest. Tänan kõiki teid, kes te siia olete tulnud, sest iga aastaga on meid üha rohkem ja see annab lootust, et meie vabadus jääb. Aga ma loodan ka seda, et kui seda nähakse, siis äkki ei olegi vereohvrit vaja. Aga esmalt oleme uhked nendele, kes vabadust kaitstes suutsid ka võita ja andsid meile üle vaba, iseseisva Eesti riigi. Head võidupüha kõigile, head maakaitsepäeva. Aitäh! Kõneleb Jõhvi koguduse õpetaja Ulvar Kullerkupp.
head kaasmaalased, head sõbrad, kes me kõik oleme täna siia mälestussamba juurde kogunenud. Täna seisame taas siin samba juures tänu tundes nende inimeste eest, kes sajand tagasi olid valmis andma oma jõu, oma nooruse, oma elu meie vabaduse eest. 23. juuni 1919 ei olnud ju mitte pelgalt vaid üks võidetud lahing. Võnnu lahingast sai sümbol. See oli hetk, mil noor Eesti riik tõestas iseendale ja maailmale, et vabaduse eest ollakse valmis seisma. See oli see hetk, kus usk ja lootus osutusid palju tugevamaks, kui oli hirm. Täna kummardame nende mälestuse ees, kes seda võitu kandsid. Me täname neid, kelle nimed on raiutud siia mälestuskivile. Me täname ka neid, kelle nimed on ajas kadunud, kuid kelle ohver elab edasi meie rahvaloos. Täna kantakse edasi ka võidutuli. See ei ole mitte lihtsalt ainult tuli, see on mälestuse tuli, see on tänutuli, see on ka lootuse tuli. Me teame vanaemade, vanaisade juttudes, kuidas kodukoldes tuld hoiti. See oli ühest tulest süüdati järgmine. Sellest saadi soojust, sellest saadi valgust ja nii kantakse ka täna võidu tuli üle Eesti, üle kogu Eesti, üle meie vaba Eesti. Ühest leegist saavad sajad leegid, ühest mälestusest saab ühine mälu, ühest ohvrist sünnib terve rahva tänu. Ja see meenutab meile neid, kes vabadussõjas võitlesid. Aga see ka kõneleb meile tulevikust. Tuli annab valgust pimeduses, tuli annab soojust külmas ja tuli kutsub ka inimesi kokku. Ja nii kutsub ka võidutuli meid hoidma ühte, kandma hoolt oma rahva eest ning seisma nende väärtuste eest, millele Eesti riik on rajatud. Jeesus ütleb mäejuhtluses, teie olete maailma valgus. Kristlase jaoks meenutab iga leek midagi Jumala valgusest, sellest valgusest, mida pimedus ei suuda ära võita, sellest lootusest, mida ükski hirm ei saa kustutada. Ja kui see võidutuli liigub täna siit edasi, jaanituledele, külaplatsidele, kodukolletesse, siis kandku see ka endaga kaasas tänu nende eest, kes olid enne meid. Vastutust nende eest, kes elavad koos meiega ja lootust nende jaoks, kes tulevad pärast meid. See vabadus ei ole mitte ainult kingitus minevikust. Vabadus on ülesanne tuleviku ees. Nii me palvetame ja palumegi Jumalat, et Jumal hoiaks meie Maarjamaad, meie Eestimaad. Palugem ka rahu Ukrainasse, Iisraelil ja kõikidele maadele, kus inimesed elavad sõja ja hirmu keskel. Palugem tarkust meie juhtidele, jõudu meie kaitsjatele ja ühtehoidmist meie rahvale. Ja olgu meie südames alati tänu nende vastu, kelle ohvri tõttu võime täna elada vabal maal. Jumal õnnistagu Eesti vaba riiki. Aamen. Palun asetada mälestuspärijad Vabadussõja ausamba jalamile. Jõhvi vallavalitsus ja vallavolikogu.
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit. Kohtla-Järve linnavalitsus. Kaitseliit Alutaguse maleva. Viru jalaväepataljon. Politsei- ja Piirivalveamet. Päästeameti Idapäästekeskus. Vanglateenistus. Jõhvi põhikool. Jõhvi gümnaasium. Erakond Isamaa.
Konservatiivne Rahvaerakond. Kaitseliidu Jõhvi malevkond süütab küünlad major Soodeni mälestuskivi jalamil. Head inimesed, aitäh, et leidsite selle hetke. Võidupüha tähistamine Jõhvis jätkub. Mõni tund tagasi süütas Eesti Vabariigi president võidutule, mis on teel siia Jõhvi, ja kutsun teid kõiki liituma meiega Keskväljakul võidutule vastuvõtmisel. Ja orienteeruv aeg peaks olema kell 3, millal me alustame sealse tseremooniaga. Aitäh veel kord ja ilusat päeva jätku. Hüvitud. Liputoimkonnad ja orkester. Ärge siit ära kaduge, et need seal lõpetavad selle paraadi
Sestaponi sõbrakunni vähem. Ja kus teised on kõrvis juba. koostööpartnerid ja linnakodanik. Võidutule süütamine ja jagamine on üleriigiline traditsioon. Presidendi poolt süütatud võidutuli jagatakse kõigi maakondade esindajatele, kes viivad tule oma kodumaakonda. Täna toimus see paraad Raplamaal ning võidutule toovad meie maakonda Noorkotkas ja Kodutütar, kes jagavad selle Ida-Virumaa kohaliku omavalitsuse esindajatele, et nad saaksid selle viia laiali enda koduvallas. Oleme seda traditsiooni hoidnud ja korraldame selle auks iga-aastase rivistuse, mida viime läbi alati erinevas Ida-Virumaa vallas. Nüüd on jõudnud kord Jõhvi valla kätte. Täna seisavad siin rivis inimesed, kes on pühendunud enda igapäeva elu kõrvalt vaba aega, et panustada otseselt või kaudselt riigikaitsesse. Inimesed, kes riskivad igapäevaselt enda eludega, et muuta meie kohalike inimeste elu turvalisemaks. Inimesed, kes mõistavad, mis on vabaduse hind. Inimesed, kes teavad, kui oluline on teha koostööd selleks, et olla kriisideks paremini valmis. Inimesed, kes on valmis panustama rohkem, kui neilt on nõutud, ning noored, kes tagavad meile järelkasvu. See kõik teebki teid
väga erinev. Kus saame teie peale loota iga sooviga. Oleme ka võidutule jagamist meile valda siia. Ma sain kiire, et seda oleks väga elu. Seda kinnitati meile, kui oluline on nagu valmis, üldse see seda kinnitab meile ka asjaolu, et Tõnissoni järglased kannavad edasi samasuguseid väärtusi, mis olid oluliseks talle endale ning saanud oluliseks ka tema järglastele. Tänu sellele võtab pidupäevas külaliste seas osa ka Tõnissoni sugulane, kes asetab hiljem pärja mälestusmärgile. Kuigi täna on pidupäev, mille raames tunnustame oma parimaid liikmeid ja jagame laiali võidutule, ei saa me unustada, et elame olukorras, kus Euroopas on sõda. See on hakanud aina rohkem mõjutama meie igapäeva tavaelu. Kuigi hetkel meil otseselt sõjalist ohtu ei ole, siis see ei tähenda seda, et me ei peaks sõjaliseks kriisiks valmistuma. Viimase poole aasta jooksul on toimunud droonide intsidendid nii Eestis kui ka naaberriikides ja Vene Föderatsiooni retoorika muutus peaks olema piisavaks hoiatuseks ning jõudnud iga kodaniku teadvusesse, kui habras võib olla vabadus. Seoses sellega võib kodanike seas olla tõstatatud õigustatud küsimus, miks meil ei ole endiselt piisavalt võimekat droonitõrjet, millega hoida ära droonide sattumine meie õhuruumi. Sellele küsimusele vastamisel tuleb appi eestlaste vanasõna. 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Samuti on eestlased tuntud teiste rahvuste seas kui aeglase mõtlemisega rahvus. Tegelikult tähendab see seda, et tark ei torma. Tegemist on kiiresti areneva valdkonnaga ja valede otsuste tegemine täna võib maksta kätte tulevikus, mille tulemusena investeerime rahva ressursse valesse kohta või valedesse vahenditesse. Tegurid, mis pärsivad oluliste võimekuste kiiremat arengut, on tohutult palju ja nende kõigiga tuleb arvestada, et teha õigeid otsuseid. Ja lisaks, vahendid ei sõdi. Neid peavad juhtima hästi väljaõpetatud inimesed ning siinjuures saan kinnitada, et nii Kaitsevägi, Kaitseliit kui ka teised jõustruktuurid on selles vallas teinud suuri arengusamme. Seega suures pildis on meie õhuruum olnud alati kaitstud ja olemasolevate ohtudele suudame reageerida adekvaatselt. Pidupäeva teeb eriliseks asjaolu, et täna algab uus ajajärg Autaguse maleva allutusest Jõhvi malevkonna, kus vahetub malevkonna pealik. Nii nagu igas teises organisatsioonis on see tähtis sündmus, sest see mõjutab paljusid inimesi, kes alluvad malevkonna pealikule. Siinjuures tahan tänada ametist lahkuvat malevkonna pealikku Kalev Nõmmelood tema panuse eest nii vastutusrikka ülesande täitmisel ning panuse eest riigikaitses. Praeguse seisuga on Kalev Nõmmelood panustanud Kaitseliidu tegevusse täpselt 29 aastat, 8 kuud ja 17 päeva. Selle aja jooksul on ta täitnud 13 aastat malevkonna pealiku rolli, see tähendab 3 ametiaega. Lisaks on Kaitseliidu teenistuse jooksul täitnud Jõhvi malevkonna pealiku abirolli veel 10 aastat. Seega on ta panustanud lugematud tunnid enda isiklikku aega meie piirkonna turvalisemaks tegemiseks. Näiteks toetati läbi tema otsustava tegevuse PPA tingimustes pronksiöö sündmuste maha surumisel Jõhvis 25 aastat, kus tuli tegeleda inimestega, kes püüdsid korraldada rahutusi ja mis otsustavalt maha suruti Kaitseliidu toetada. Need on eesmärgitud tugematult korras mitmed laudasidega, sealhulgas Kaitseliidu valgusest 3. klassi ja Venemaa 3. klassi vedajad. Ja soovin sulle Kalev tervist ja jõudu, et sa saaksid ka edaspidi panustada Kaitseliidu vedajad. Malevkonna uus pealik on samuti elukogemus ja pikam Kaitseliidu kogemus. Soovin teile kõigile head võidupüha, veetke sõprade ja pereseltsis ja nautige ilusat suve.
Eesti eest surma eest. Käskkiri Alutaguse maleva allükse pealiku vahetamisel vabastamine ja ametikohal nimetamine. Vabastan alates 21.06.2026 Alutaguse maleva Jõhvi malevkonna pealiku ametikohalt tegevliikme Kalev Nõmmelu. Nimetan 22.06.2026 Alutaguse maleva Jõhvi malevkonna pealiku ametikohale tegevliikme Aivar Helstein. Alla kirjutanud Ilmar Tamm, kindralmajor, kaitseväe ülem. Härra kolonel, käskkiri ette loetud. Austatud paraad, ma paluksin mikrofoni juurde juba endist Jõhvi malevkonna pealikku härra Kalev Nõmmelu. Austatud kaitseliitlased, Jõhvi linna elanikud ja külalised, daamid ja härrad. Täna 23. juunil 2026. aastal tähistame võidupüha, päev, mis meenutab meile 108 aastat tagasi peetud lahinguid, mille jooksul Eesti ja Läti väed saavutasid võidu Saksa Landesveri vägede üle. Need võidud aitasid kinnitada Eesti Vabariigi iseseisvust ning nende tähendus ei ole aja jooksul vähenenud. Rahvas, kes ei unusta oma minevikku, suudab kindlalt kujundada oma tulevikku. Eesti riik sündis tänu nende inimeste vaprusele ning meie kohus on seda pärandit edasi kanda. Täna, seistes teie ees ja andes malevkonna juhtimise üle uuele pealikule, tahan tänada teid kõiki, et olete tulnud pidulikule võidupüha rivistusele, eriti noort kotkaid ning kodutütreid, sest nemad on meie tulevased kaitseliitlased ja kodunaised. Kui alusin Jõhvi malevkonda juhtima, tegutsesid siin alles üksikud rühmad või malevkonna moodustamisel ei olnud meil ligikaudu 250 liiget.
aastate jooksul on liikmeid tulnud ja läinud, kuid täna on Jõhvi malevkond üks suuremaid Alutaguse maleva malevkondadest. Olen olnud Jõhvi malevkonna pealik ligemale 20 aastat ning enne seda olin 10 aastat pealiku abi. Selle aja jooksul olen vastu võtnud suure osa meie malevkonna liikmetest, kuigi inimesed liiguvad edasi ja asuvad elama mujal. Jääb side malevkonna ja kaaslastusega sageli püsima. Jõhvi malevkonnas on siirdunud palju tublisid alluvõtjale ja asutajaid, kes piisavad Eesti, endine malevkonna pealik Kalev Nõmmel. siin teile juhtivastele väga tähtsas kohas. Kogu oma teadliku elu ma olen elanud sellisel kujul, et olen aru saanud, et ei ole tarvis sellist momenti, kus vend sünnib venna vastu, isa poja vastu. Aga kahjuks on jälle meie piiride läheduses värisevad relvad, hukkumas inimesed, naised, lapsed, vanurid, noored mehed. Ei ole seda tarvis. Ma ei ole usklik inimene, aga ma pean ütlema, issand Jumal, anna neile mõistust. Tänu kuulamast. Austatud paraadist osavõtjad, lugupeetud Jõhvi linna külalised ja kõik siia kogunenud inimesed. Täna meenutame kindral Aleksander Tõnissoni, meest, kelle otsustavus ja vankumatu tahe päästsid Eesti riigi meie ajaloo ühel kõige kriitilisemal hetkel. Suvine võnnulahing Saksa rauddiviisi ja Landesveri vastu oli küll võidetud, kuid vabadussõda veel jätkus ning selle kõige raskemad katsumused stabiilsuse saavutamiseks seisid alles ees. 1919. aasta novembris ja detsembris oli noor Eesti Vabariik taas silmitsi suure ohuga. Nõukogude Venemaa koondas Viru rindele tohutud jõud, et vallutada Narva, dikteerida Tartu rahuläbirääkimistel oma tingimused. Samal ajal ähvardas tagalat laastav tüüfuse epideemia. Just sel otsustaval tunnil sai määravaks kindral Tõnissoni juhtimine Viru rinde ülemane. Lõid tema väed tagasi Punaarmee massiivsed rünnakud Narva all ja Krivasoo lahingus. Rinne pidas vastu. Samaaegselt korraldas Tõnisson taganeva loodearmee desarmeerimise ja karantiini, päästes Eesti tüüfuse katastroofist. Kuna enamlased ei suutnud Tõnissoni kaitsest läbi murda, sai Eesti delegatsioon Tartu tingimisi
dikteerida. See viis 31. detsembril 1919 vaherahu sõlmimiseni ja sillutas tee võiduka Tartu rahuni. Kindral Tõnisson tagas Eesti riigi territoriaalse püsimajäämise. Kuid riigi kaitsmine ei ole üks ainus tegu, see on katkematu ahel. Täna, käesoleva aasta võidupühal, oleme tunnistajaks erakordsele hetkele. Kindral Tõnissoni monumendi jalamile asetab pärja tema 5. põlve esindaja, lipnik Georg Andri Liivak. See hetk sümboliseerib põlvkondade murdumatut järjepidevust, sama vastutustunne ja isamaa armastus, mis juhtisid kindralit Narval, elavad edasi tänases Eestis ja Eesti ohvitseridest. See kinnitab meile, et vabaduse leek ulatub läbi aegade ning Eesti on ja jääb kaitstuks. Ilusat võidupüha, elagu Eesti! Härra Lipnik, asetage pärg oma vaarisa monumendi jalamile. Üksuse võidupüha saavutamiseks. Õnne!
Ida-Virumaa inimesed. Eesti riik ei püsi üksnes seaduste, institutsioonide või relvajõudude mäes. Eesti riik püsib eelkõige oma inimeste tahte, ühtehoidmise ja vastutustunde najal. Ida-Virumaa on Eesti jaoks erilise tähendusega piirkond. See on maakond, kus kohtuvad erinevad kultuurid, keeled ja kogemused, kuid mida ühendab üks ühine kodu Eesti. Meie tugevus seisneb selles, et vaatamata erinevustele oskame seista ühiste väärtuste eest, vabaduse, turvalisuse ja demokraatia eest. Maakaitse ei tähenda ainult relva kandmist. Maakaitse tähendab valmisolekut aidata naabrit, toetada kogukonda kriisiolukorras, hoida elus meie keelt, kultuuri ja riiki. See tähendab vastutust oma kodukoha ja tuleviku ees. Tänases maailmas ei saa julgeolekut võtta iseenesestmõistetavana. Seetõttu on oluline, et hoiaksime ühiskonnas usaldust, toetaksime üksteist ning oleksime valmis tegutsema ühiselt nii headel kui ka keerulistel aegadel. Ida-Virumaa inimesed on aastakümnete jooksul korduvalt tõestanud oma sitkust ja vastupidavust. Olen veendunud, et tulevikus on Ida-Virumaa Eesti arengu, innovatsiooni ja julgeoleku oluline tugisammas. Head sõbrad, vabadus ei ole midagi, mis kestab iseenesest. Vabadus tuleb hoida, väärtustada ja kaitsta iga päev. Tehes seda koos, jääbki Eesti tugevaks. Täna viime võidutule oma kodukohtadesse ja soovin meile kõigile ilusat võidupüha, sama ilusat jaaniõhtut. Elagu Ida-Virumaa, elagu Eesti Vabariik. Aitäh! Austamaks Eesti riigi kangelast kindral Aleksander Tõnissoni, siis pärijad asetavad Tõnissoni monumendile Jõhvi vald ja Isamaa liit. Olge lahked, tehke seda. Suund Alutaguse malevasse. Üksused otse. Vabariigi lipp ja Alutaguse maleva lipp. Otse. Hoo! Alutaguse maleva pealik, astuge rivvi. Üksus ülemate juhtimisel.
kaks sammu, marss!